Tere tulemast tagasi, miks mitte YouTube'i kanalile. Täna me teeme natukene teistsugust sisu, kui me tavaliselt jagame teiega oma elu, pigem vlooge, reise, siis mõtlesime, et teeme täna natuke teistsugust sisu teile. Austraalias on väga populaarne küpsis nimega Tim Tam. Selline ta on. Tim Tam, nagu te näete siit laua pealt ka, on väga palju erinevaid maitseid. Me läksime ja ostsime kokku kõik erinevad maitsed Tim Tamme, mis me suutsime leida, 13 erinevat maitset. Ja mõtlesime, et selgitame välja, millised on Austraalia kõige paremad Tim Tammid. Ja need Tim Tammid on ostetud niimoodi ükshaaval, sest Tim Tammid, ma mäletan, kui me tulime Austraaliasse 6 aastat tagasi, siis kas pakk maksis $3 või $4 äkki? $3 oli, jah. Täishind. Jah, $3.50 oli äkki täishind või? Soodukaga sai äkki 3 on võiks sellist. Jah, 2.50 soodukaga. Siis täna Tim Tammi pakk on $8. Ei, nüüd on 6. Ma Kuus, just täishind on 8. 6. 2 pakki oli 8 oli soodukaga. Aga $6 on nüüd, nii et jah, põhimõtteliselt duubeldunud 6 aastaga, see siin ma olen. Me oleme neid siis sooduka ajal kokku ostnud, nii et need on meil siin mingi kuu-2 seisnud, et me saaksime kõik kokku. See on niisugune asi, esiteks kui inimesed Austraaliasse tulevad, siis see on asi, mida nad alati maitsevad. Teine asi, see on alati see, kas suveniir, kui lähed Eestisse, võtad kaasa või siis kui saadad perele paki, siis on Tim Tammid sees. Nii et selgitame välja, millist kõige paremad on, siis teate, millist saata või osta. Nii et selline plaan. Mingi hetk, ma ei tea, kas praegu ka, kas see oli selline limited nagu pakkumine, aga Eestis mingi aeg müüdi kuskil. Ma ei tea, kas oli Selveris või kuskil oli Tim Tammid. Ma keegi ei teadnud seda. Mulle saadeti pilt ja oligi originaal ja midagi oli veel, aga 2 erinevat maitset oli. Nii et ma ei ole kindel, kas nad võtsid nüüd sisse selle sinna või siis see oligi nii-öelda kuniks müüakse maha. Ma ei tea, mis see limited Eesti keeles on. Piiratud kogus, piiratud kogus, kuniks maha müüakse. Värk ja. Ma tahtsin öelda, ma väga imelik, et nagu tavaliselt istume siin ja siis on nagu mikrofon ja ma olen nagu mingi... Nüüd olen unik küpsiseid. Kuidas ma istun ja vaatan neid küpsiseid ja jumala imelik on olla. Ei ole mikrofoni, mida saaks näppida ja sättida. Aga enne kui me alustame, mul on siin tabel, võistlustabel, et selgitada välja, milline on kõige parem Tim Tam. Aga enne seda, kui me alustame sellega, ma arvan, me teeme lihtsalt lahti paki originaale. Ehk siis kõige tavalisemad Tim Tammid šokolaadiga, sest Austraalias on üks väga tähtis asi nimega Tim Tam Slam. Ehk siis see on viis, kuidas süüa neid küpsiseid. Me arvatavasti igat küpsist niimoodi täna ei söö, aga see on austraallaste jaoks väga tähtis, nii et me näitame selle kõigepealt ette ära. Sellised näevad välja Tim Tammid. Palun Brenda, sulle üks Tim Tam. Need on siis süke šokolaadiküpsis. Ja kuidas siis teha Tim Tam Slammi? Esimene asi on see, et tuleb vastasnurkadest ammustada tükk ära. Mahukse liiga suure tüki. Pisib, mul läks ka. Tegelikult hästi väike nurgake. Hästi väike nurgake. Umbes selline. Ja siis tuleb võtta soe jook, tee, kohvi, soe piim, mis iganes kellelegi meeldib, meil on tee. Ja siis sa kasutad seda küpsist kõrrena. Ehk siis paned oma tee sisse ja siis jood teed läbi selle põhimõtteliselt, ja siis see soe jook sulatab kogu selle šokolaadi siin sees ära. Ja siis on nime maitsem, nii et proovime ära. See nii tuline, ma ei julge juua seda, see oligi minu mõte ju. Hakkame, mis on tuline. Oli tuline või? Ei olnud väga. Ma just tegin liiga suure tüki. Mul ei toimi see vist. Mina ei saanud sellega praegu hakkama, sest ma kardan, et see tee on tuline. See osa, mis oli tee sees, päris hea. Nii et kui ostate Tim Tammi, proovige ära, aga me vist järgmised küpsised sööme tavaliselt. Jaa. Austraalias on väga kombeks, et pärast õhtusööki tehakse mõne tassike teed. Võib-olla mitte kohe, aga võib-olla siis, kui enne magaminekut, ütleme tunnike, enne seda tehakse omale teed, tavaliselt musta teed, mis on imelik, sellepärast, et see on enne magaminekut. Ja siis võetakse omale mingisugune väike küpsis või Tim Tam ja see tähendabki, et sa sööd selle ühe võib-olla selle teega ära ja siis sellest piisab on ja mitte terve tahvel. Ja me hakkame nüüd oma võistlusega pihta. Meil on siin, nagu ma ütlesin enne, 13 erinevat maitset ja nad siis igas voorus 2 erinevat maitset lähevad üksteise vastu kokku ja võitja liigub edasi. Ja kui me ei suuda jõuda otsusele, kumba me eelistame rohkem, siis meil on ka üks erikülaline siin kaamera taga, kes tuleb aitab meid välja selles olukorras. Nii et kui tuleb Hans ütleb ühte, mina ütlen teist, siis ärge muretsege. Meil on kohtunik olemas, kes tuleb ütleb
Just. mis talle rohkem maitseb. Ja ise me oleme varem söönud siis loomulikult originaali, sulakaramelli. Valgeid oleme söönud. Minu arust seda double coat'i me oleme ka söönud. Ma ei tea. Aga ma rohkem mingid maitseid ei ole ka söönud. Minu arust neid seda deluxe karamelli oma oleme ka söönud. Aga alustame esimese vooruga. Esimeses voorus lähevad meil vastamisi siin mango ja kreemimaitselised timtammid ja double coat ehk siis kahekordne kiht ehk siis see šokolaadikiht, mis on ümber timtammi, on topeltkiht. No. Päris palju timtamme tuleb siia. Näitame vähemalt ka mango omad. Ja topelt coat. Cheers. Cheers. See on timtamm, mida ma olen kõige rohkem oodanud. Nii. Selle aja jooksul, kui ma teadsin, et me seda teeme. Need pakid said ostetud ja see on limited. See on limited edition. See ei ole muidu tavaliselt lettidel. Kui ma seda nägin, siis ma tegelikult tahtsin seda kohe süüa. Ja see on päris hea. See meenutab mulle midagi. Siin on hea mango maitse. Aga otseselt ma ei tea, mango ja šokolaad, kuidas see minu jaoks kokku sobib. Nii et, aga täitsa hea. Mulle meeldib. Nii, ja nüüd topelt šokolaadikihiga. Ma alguses mõtlesin, et äkki on lihtsalt nagu originaalid, vaata, et suurt vahet ei tunne. Väga suur vahe on originaalil ja sellel. On. Nüüd on küsimus, kumba me eelistame? Mina eelistan, mul on väga lihtne. Mango. Mango või? Jaa, sellepärast, et mango on huvitav. Ta on tegelikult maitsev, kuigi ma ei eelista ka mingit, ma tean, meil tuleb siin üks maasika timtamm, ja tundub veider. Siis mango on hea, ütle üks asi, kus sees on mango ja see ei ole hea. Ehk siis see šokolaad on tõesti hea. See on ka hea. See on ka hea. Ei, no eks kõik timtammid on head, aga me otsime parimad. Nii et ma annan ka oma hääle mangole selles voorus. Nii et mango läheb sellest paarist edasi ja double coat on meie võistlusest välja langenud. Aga see oli ikkagi väga hea. See on väga hea. Nagu minu meelest on parem, kui on originaal. Jah. Järgmises paaris lähevad kokku meil strawberries and cream ehk siis maasikad ja koor ja selle vastu läheb siis tumeda šokolaadi timtamm. Mul selle strawberry'le ei ole üldse usku. Tundub nii veidar. Ei tea, osad asjad nagu head on. Strawberries on suur. Nõusuta. No nii. Maasikas. See meenutab mulle jälle midagi. Pole minule. Minu jaoks ta meenutab ikka mingid maasikabatooni või siuke mingi batoon, kus on need kuivatatud maasika või vaarika tükid vaata sees. See siuke maitse on. Meenutab mulle jälle mingisugust. Kas meil on mingid küpsised Eestis, kus vahel on mingisugune siukene roosa kreem või? Ei või? Võimalik, ma ei tea. Midagi meenutab mulle. Aga ma ei saa aru, miks sa peaksid panema siia maasika sisse. See tundub jah vähe veider kombo. Tume šokolaad. Tume šokolaad muidu on hea. Mina olen väga suur tumeda šokolaadi fänn. No maasikas kindlalt viimane koht hetkel. Nii et me vist nõustume, et tume šokolaad läheb siit paarist edasi. Strawberries and cream langeb ka. Me kindlame võistlust välja. Järgmine paar on selline huvitav paar. Esimene on jats. Jats on üks soolane küpsis, mida teeb see sama Arnots, kes teeb timtamme, teeb ka seda jats küpsist. Nii et tavalise šokolaadi küpsise asemel siin timtammi sees on siis see jats küpsis. See on esimene. Ja teine on gluteenivabad timtammid. See küll otseselt ei ole nagu maitse, aga ma mõtlesin, et Ei, aga see on väga vajalik, sest näiteks mina, ma ei ütle, et ma olen gluteenit, et ma üldse ei tarbi, aga ma pean vaatama, kui palju ma tarbin. Mina väga tihti ostan tegelikult gluteenivabu asju. Lihtsalt sellepärast, et ma pean piirama, vaatama, kui palju ma seda tarbin. Ja vahemärkusena siia gluteenivabus pakis on ainult 7 küpsist. Kui originaalis on 11 ja näiteks siin jatsi omas on 9. Ja muidugi on need hästi kaldiks ka. Ja oli. Minu arust need olid need ei ole soodupaga ka. Jah, täis hinna eest ostma gluteenivabad, nii et aga proovime ära. Imelik, kohe teistsugune tekstuur on. Isegi siuke tunne, et nagu see šokolaadi tekstuur oli kuidagi teistsugune siin peal. Aga ma ei ütleks, et väga suur maitse erinevus oleks. Ma ikka tunnen mingi... No see krupin seal on nagu teistsugune, aga küpsis on teistsugune. Suures plaanis on ta hea. Jah. Ta on šokolaadi küpsis.
aga see on mingi järelmaitse, mis mulle nagu ei meeldi alguses. Aga gluteenivabade asjade osas, kui sa ei saa nagu muidu süüa, siis see on väga maitsev. Jah. Selle, kui me võrdleme nagu seda. Absoluutselt. Tea, kas me üldse saame seda võrrelda timdammidega või? Gluteenivaba timdammidega. See ei ole nagu aus. Nojah, aga... Oota, me maitseme nüüd seda... Jats, nii et see peaks olema nagu justkui nagu soolane ja magus samal ajal. Okei, nüüd tunnen natuke soolakust ka. Mulle vist klassikalise timdammi see küpsis meeldib, see tekstuur meeldib rohkem. See on kuidagi nagu tihkeli see küpsis siin. Et ta on nii hea. Mulle see maitseb. Aga see soolasus on väga hea. Maitseb täiega see. Ma pole kindel võimalik, et see on hetkel mu lemmik. Jaa, no eriti võib-olla... Ma ei tea miks, aga see on nagu... Mulle meeldib see... Mida? Et võimalik, et lihtsalt see lõpuks võidab selle pärast, et me sööme mingi 30 timdammi küpsist järjest ja siis sellel on soolane maitse, nii et see võib-olla võidab selle pärast. Palju tugevam küpsis. Teises see küpsis nagu sulab ära, mis ongi timdammi point, on ju. Aga sellel on see küpsis ja šokolaad on natukene nagu tihkem ja rohkem kihiti. Kihiti jah, mängib rohkem. Võib-olla oli natuke ebaaus võistlus, eks ole, gluteenivabadel. Aga me pidime need ära proovima. Pärast gluteenivabad oleks kõige paremad olnud ja me ei oleks neid võtma võistlusse. Nii et gluteenivaba timdamm, sa langed välja meie võistlusest. Kuna meil on 13 maitset ei mahu hästi turniiri tabelisse. Et peaks olema nagu võrdne arv. Ehk siis esimesest voorust said automaatselt edasi, seda oleks võib-olla algust nüüd ütlema, nii-öelda kõige klassikalised maitsed. Ehk siis originaal, valge šokolaad ja karamell. Need juba said edasi tulla? Nemad juba ootavad järgmises voorus. Lihtsalt, kuidas turniiri tabel. Need on kõige klassikalisemad, need juba ootavad. Timdammil on siuke deluxe nii-öelda valik ka, kus on sellised uhkemad maitsed siis äkki. Nii et nüüd järgmised 2 vooru on siis deluxe maitsed oma vahel. Esimeses paaris ongi deluxe soolakaramell ja deluxe kahvelatte. Väljast näevad välja üpris tavalised timdammid, eks ole. Mina igaksuks lisan siia ka, et mina kohvi ei joo, aga kohvi maitselised asjad mulle tegelikult maitsevad. Ja vaata, ta on palju paksem ka ikkagi. Ta on ikkagi kihiliselt rohkem. Kohvilõhn on juures. Kahvelatte. On tõesti kohvilõhn. Miks tehakse üldse kohvimaitselisi asju? Mis mõttes? Nagu kohvi, ma ei tea, kohvi maitseb inimeste, mis iganes, kes söövad selleks kohvi. Ja see küpsise asi on tegelikult nagu mõeldud ka rohkem kohvi või tee kõrvale. Ja miks ma peaks jooma teed ja sööma kõrvale kohvi maitselist küpsist? Võib-olla selle pärast, et see on üli maitsev. See ei ole sellest maitsev või? Su enda lemmik magustatud tiramisu? See, et seal ei ole sellist kohvi maitset. Minu arust see on üli hea, eriti siin sees on nagu mingi kohvivaht ja siis sees on mingi karamell ka veel. Nii et see on siuke nätske veits, üli hea tekstuur, väljast krõbe, minu arust mega maitsev. Sul ei maitsenud või? Ei, pole mulle. Ma paneks ta selle maasikaga sama patta. Issand jumal. Okei, võib-olla ma veits pingutan üle, aga... Siin võib-olla tuleb kutsuda kohtunik mängu. Cheers. Soolakaramelli brownie, mitte lihtsalt soolakaramelli. On su lemmik brownie? Minu jaoks on see too much. Liiga magus, liiga palju väga magus. Lihtsalt suhkrulaksna. Sööd ühe küpsis ära, siis ei ole rohkem vaja üldse süüa magusat. Sealt tuleb see voolav karamell välja, mis on tegelikult üli hea. Aga seal oleks vaja soola natukene rohkem. Soola, see peaks olema soola, see on soolakaramell. Sest see on kirjas on soolakaramell, siis nagu praegu jääb see karamell. Ma arvan, võimalik, et nad läksid selle browniga nagu ka nagu üle. Et nagu kas seda brownie, siin vasakul ja paremal ääres vist on siuke brownie kreem. Ma ei tea, kas see on näha sealt. Et võib-olla oleks lihtsalt peanud selle soolakaramelli täidis jätma sinna. Ma ei tea, miks mu uuem soovitin. Seda ma ka ei tea. Aga see on kõvasti parem kui see kohvimaitse. Ma ei tea, mis värk selle kohvimaitsega on. No nii, minu arvates on see kohvimaitse selline palju parem. Nii et ting. Me kutsume erapooletu kohtuniku mängu. Nii et kutsume Brenda ema sisse, las tema maitseb ka mõlemad küpsist ja vaatame, mis edasi läheb. Mis järgmisse vooru läheb. Nii, ma nüüd võtsin mikrofoni enda küljest ära, et te kuuleksite ka, mis Brenda ema räägib. Tere tulemast meie timdammi mängu. Tere ja aitäh kutsumast. Võtan kõigepealt kohvi oma ja ütle meile, mis sa arvad. On tugev kohvilõhn? Mina ei tunne tugevat kohvilõhn. Ei tunne või? Väga šokolaadine. See on ma tean, mis sa tunned. On. Tead, need on värsked kohvijoad. See maitse, järelmaitse. Nii.
siit sa pead veel võtma, vaata sul seda põhiasja ei ole tulnud veel. Ja seda karamelli keskosa ka veel ei ole saanud sealt. See on selles mõttes, see on hästi pehme ja mõnus. Mina näiteks maitse poolest kohvi maitset väga ei tunne, aga järelmaitse on. Kui ma edasi saadame. Mina valiksin selle, sellepärast, et sellel on selline hästi pehme ja mõnus tekstuur ja maitse. Minule maitses see rohkem. Soolakaramell meeldis rohkem kui kohvi oma. Jah. Väga hea. Ja nüüd järele mõeldes, ei tea, kas see Brenda ema kõige erapooletum kohtunik ikkagi on, et valis selle, mis tütar valis, nii et ma ei tea. Aga suur aitäh sulle. Palun. Nii et võib-olla varsti näeme jälle. Kas sa oled nüüd nii pettunud? Ei, elu läheb edasi. Kahve latte, nägemist. Järgmine deluxe lahing on siis tume šokolaad ja münt ja 3-kordne šokolaad. Mida see nüüd tähendab? Šokolaadi 3 korda pandud. Jällegi mina võib-olla pean siia ette ära ütlema. Tegelikult magus osas ma olen tegelikult üleüldiselt üsna pirtsakas niikuinii. Kui muidu nagu toidu osas mitte. Ma isegi lapsena tegelikult ei söönud palju magusat. Tume šokolaad, 3-kordne šokolaad. Mõnikord ma jätsin isegi tordi või mingi sihukese asja söömata. Ja ühesõnaga, et kui mulle meeldivad mingid magusad asjad, siis mulle meeldivad väga kindlad asjad. Ja üks, ma lihtsalt võib-olla pean ette ära ütlema, et münti panna magusat asjad ja siis jälle ei mõista. Ei mõista. Minu arust šokolaad ja münt sobib väga hästi, nii et minu näiteks, et siin tuleb kohtunik jääb kutsuda. Kõigepealt 3-kordne šokolaad. Siin on jälle vist siuke vedel šokolaaditäidis. Boom, cheers. Päris hea. Ma korra mõtlesin, et 3-kordne šokolaad, et ta on nagu pahvat. Nagu see brownie ja karamell, mis kahjuks siin on. Aga ta on tegelikult, ta on pigem siuke hästi sügava šokolaadi maitsega. Et ta on nagu hästi šokolaadine, mitte magus. Ja väikese vedelkreem keskel on ka hea. Kuidagi on nad selle tasakaalu teinud, jah? Tume šokolaad mündiga. Issand, see on see Marianne komm. Marianne komm. Minu jaoks tuleb kohe see... Jõulud. Sa tead neid hästi õhukesed, need after eight, siuke hästi õhukesed eraldi kotikeste sees on siuke šokolaad, kus on mündikreem vahel. Mul tuleb kohe see. Mina tean Marianne kommi. Aga minu arust see on nagu nii mõnus, värskendab. Võib-olla jälle sellepärast, et ma olen 10 timdami juba ära söönud. Aga see mündi maitse, see ma ütlen, et see šokolaad üllatas selles mõttes, see on nagu ülimagus, aga ta jäi nagu igavaks ikkagi. Et ta on šokolaadiga. Ja kuna ta on nagu nii palju kallim ka, kui siis see original näiteks, kui me nagu mõtleme seda vahet, siis ma ei tea, nagu ta ei ole nii eriline, et ma peaksin seda ostma ja sööma. Just. Deluxe omad on natukene tavahinnast kallimad ka, et kui me ütlesime enne, et tavaline timdamm on kuskil $6 pakk täishind, siis nüüd Deluxe on juba vist mingi 7.50 või midagi sükest on need, nii et nad on veits kallimad ka. Mina kindlasti hääletan mündi poolt. Sama. Nii et... Sest ta meenutas mulle Marianne kommi ja tegelikult Marianne komm mulle meeldib. No võt. Kui jah, mündi asjad nagu ma kuidagi, ma ei tea, mida ma ette kujutasin. Aga ta on väga hea oli. Nii et timdamm topelt 3-kordne šokolaad langeb välja. Nüüd on meil esimene, meil on kõik maitstud, nagu ma aru saan. Jah, nüüd alustame teise vooruga. Teises voorus esimene paar tuleb kohe originaal, mida me juba tegime lahti, et teha seda timdamm slammi versus mango ja kreem. Kas ma võin nagu niimoodi, et ma nüüd ei maitse, ma tean, kuidas see maitseb? Ei, maitsma alati. Aha, okei. Jah. Ega sisuloome ei ole lihtne, Brenda. Ma olen ju maitsnud seda. No ta on klassika. See on klassika, ta on hea. Ta on hea. Ta on väga hea. Kui nüüd peale neid deluxe seda maitsta, nüüd ütles, et see on parem ikkagi. Jah. Pooltest nendest. Ma ütlesin ka praegu nagu, see oli nagu väga hea. Teised läksid juba liiga magusaks või mingi... Liiga too much vaata. Lihtsuselt peetud võlu. Lihtsalt küpsis, šokolaad, küpsis. Jaa, ei. See on parem kui kõik need deluxe'id, ma arvan. See mango on ikka nagu äge. Ma ei tea. Kas nüüd sellest voorust alates äkki teeme 3, 2, 1, et siis ei mõjuta üksteist? Võib-olla küll, jah. Minu otsus on tehtud, ütle, kas see on valmis. 3, 2, 1, originaal. Ma oleks tahtnud öelda see, aga see mango on ägedam. Ta on huvitavam, nii et ma lähen mango teed pidi. Mul on tunne, et mul on jälle halvasti, sest et ta on umbes 3 nädalat siin olnud ja ta on ainult mangot sööd terve aeg. Nii et mul on siuke tunne, et läheb jälle valele poole minu jaoks, aga kutsume kohtuniku mängu.
tere tulemast tagasi. Rõõm on olla siin teie juures. Meil on nüüd siis... Aga tõepoolest mango on mu lemmik. Mango on su lemmik. Aga ma üritan siis mitte lähtuda sellest. Jah, ikkagi kumb ikka rohkem maitseb on ju. Nii et originaal versus mango. Proovi ära. Jah. Originaali ma olen juba maitsnud. Ma tean, et see on hea, klassikaline. See on nagu raudselt kindla peale minek. Ja, originaaliga on ikka jah. See on klassika. See on klassika, põhjusega klassika. See on hea. Minu jaoks liiga magus. Mangole? Mango on liiga magus. Mango on päriselt mu lemmik. Aga ma pigem nagu jääks selle mango puuvilja juurde. Et siin on liiga palju seda magusust ja... Ja siin on tegelikult mango ja kriim on ju. Ja, võib-olla see kreem on. See kreem on võib-olla liiga palju siin. Et pigem mina valin klassikalise. Klassikaline, nii et... Nüüd läks mango välja. Klassikalisele ja mango läheb välja. Aitäh meie usaldusväärsele kohtunikule jällegi. Kõmm, nägemist mango. Järgmine paar ongi meil siin juba kõrvuti. Tead, ma ei jaksa nagu süüa seda magusat, kui ma aus olen. Aga peab. Tume šokolaad ja siis see jats, mis oli see soolasem. Prööme ära. Tume šokolaad on nagu tume šokolaad. Meeldis enne, meeldib praegu. Ma ei tea, kas ma annan üldse nagu mõistlikku seda arvamust. Sest mul on nii palju magusat. See on endiselt super maitsev. Ja tume šokolaad on endiselt tume šokolaad, ehk siis ta ei ole liialt magus. Ta on liialt magus. Aga minul on arvamus olemas. Mul ka. 3, 2, 1, jats. See on endiselt super hea. See on väga maitsev. Nii et tume läheb välja. Järgmises meil tuleb karamelli heitlus. Ehk siis klassikaline karamell, mis on üks minu lemmik Tim Tamme. Versus siis see deluxe soolakaramell. Kui varasemalt enne tänast oleks keegi minult küsinud, milline Tim Tamm on minu lemmik või millist Tim Tammi osta, siis 100%, muidugi originaali tuleb ka osta ja proovida, aga see karamell on minu lemmik alati olnud. Ma tean, et see on mu lemmik. Tavaline karamell versus deluxe soolakaramell. Olgu, no see on hea. Endiselt on väga hea. Ta ei ole üldse magus. Ta on soolakaramell. Ei ole soolakaramell. Ta on karamell lihtsalt. Just karamell. Aga ta ei ole magus. Ta ei ole nii magus ja ta ongi see chewy karamell, ehk ta on siuke veits, on siuke nätske, nii et ta on mõnus süüa. Hästi hea. Isegi nüüd, kui me oleme 13 maitst ära proovinud, endiselt see on ikka väga. Ma korra kartsin, et äkki ei ole. Äkki oleme aastaid söönud valesid Tim Tamme. Aga nii, ja nüüd see soolakaramelli brownie. Mina olen oma otsuse teinud. Mina ka. 3, 2, 1. Chewy karamell. No me teadsime, et see sulle nii maitseb. See oli jah, see on lihtsalt, see on nii magus. Nii et deluxe brownie, goodbye. Ja teise vooru viimane paar ja siis meil on top 4 olemas. Ehk siis meil on valge šokolaad esimest korda mängus versus tume mündisšokolaad. Valge šokolaad on üks Hansu lemmikutest. Valge šokolaad on, jah, üldse. Kõik valge šokolaadiga asjad on minu lemmikud. Üllatus, need on valged. Võtame valget ennem, jah. Ei ole enne seda sööndel täna. Magus. Ja magus, kuule nüüd. Ja see on nüüd võib-olla eestlaste jaoks, nii et ma üritan kõik eestlaste müügitööd teha. Minu jaoks on siin mingisugune kohukese maitse juures. Mingi kohukese glasuur või äkki ongi mingi valge šokolaadi glasuuriga kohuke või midagi siukest. Mingi kohukese maitse tekib mul selle küpsisega. Ma ei tea, miks. Alati on olnud. Nii et see on juba üks põhjus, miks ma armastan. Teine põhjus valge šokolaad on lihtsalt nii hea. Kas sa tunned kohukese maitset? See ei ole kohukese tekstuuriga selles mõttes, see ei ole kuidagi kohukestega seotud, välja arvatud, et mingi maitse seal on nagu kohukese maitse. Kui sa nüüd ütled ja ma mõtlen, siis võib-olla, aga see peabki olema siis mingi megamagus kohuke, mis ongi valge glasuuriga. Aga muidu jah, nagu niimoodi ei tunne, et ma ise selle peale oleks tundnud, ma arvan. Ja vastane on siis münt. Ma reaalselt ei jaksa enam, ma päriselt ei jaksa. Miks me seda teeme, Hans? Tundus hea idee ole. Münt on Marianne komm. Selle mündi tekstuur on kuidagi nii mõnus, see keskmine kiht on nagu nii hea. Kujutad ette, et sa teed nüüd seda musta teed endale tassi sisse. Ja siis sa võtad seda Tim Tammi
võtad õigesti nagu austraallased. Nurgad ära, nurgad ära ja siis sa jood musta teed läbi selle mündi. See võib hea olla. See võib hea olla. Me võime seda proovima. Kas sinul on vastus olemas või? Jah. Mina olen praegu väga kahe vahel ja selle üle ma väga üllatunud sellepärast, et nagu ma ütlesin, valge šokolaad, mu absoluutne lemmik. Aga see mündi oma on tõesti hea, nii et keeruline. 3, 2, 1, münd. Ise ka üllatunud. Mina ka, sest ma alguses ütlesin, mulle mündi asjad üldse meeldi vaata. Kuigi te nägite seda ainult siin ühes voorus ja ta langes kohe välja, siis see on ülihea. Aga ta oli ainult sellepärast siin ühes voorus, et ta oli niikuinii hea. Ta oli klassikaline maitse, nii et me panime ta sinna edetabeli ette, aga ta on ülihea. Kindlasti oska seda, sest et nagu põhimõtteliselt jäi 5. kohale praegu. Meil on top 4 on selgunud, nii et põhimõtteliselt jäi 5. kohale. Nüüd me võime edetabelit juba teha, et see siis on 5. kohal. Ja nüüd meil ongi... Uskumatu, et siin on münt sees. Ja järgmises voorus ongi meil esimene poolfinaal, originaal ja jats. Ma just panin niimoodi, et sealt oleks hästi näha, et nad saavad kogu aeg vaadata. Meil ei ole vaja ju. Esimene poolfinaal. Oodake, ei saa niimoodi. Nii. Nüüd on ilusti meil siin. Esimene poolfinaali paar, originaal versus jats. Väga palju küpsiseid. Kõmm. Tegelikult on ülihead küpsised. Iga kord. On nii palju šantsele. Jah. Iga kord, kui ma tulen tagasi originaali juurde, siis ma mõtlen, et see on see šokolaadi oma tavaline, on ju. Aga see kuidagi üllatab iga kord. On jah. Ta on kuidagi hea. Sest mul tunneb, et see Tim Tami enda küpsis tegelikult ka, ta ei ole, ta on nagu, ma ei tea, mingit soolakust või midagi on siin tunda selles originaalis. Ja nüüd jats. See on ka hea. See on ka hea. See on väga raske voor. See on reaalselt soola karamell. Või tähendab sweet and salty'na. Ehk siis magus ja soolane koos. Magus ja soolane koos. Siin on reaalselt see, et kõigepealt tuleb see magusamps ja siis sa tunned seda nagu soolahelbed oleks natukene suus, siuke soolahelbe maitse, ülimaitsev. Aga originaal on ka ülihea. 3, 2, 1, jats. Tegelt võin ülikindel, et sa ütled originaal. Ma ise arvasin ka, aga see jats, ta lihtsalt, ta on nii hea, ta on nii hea, see on perfektne balanss, magus ja soolane. Ja see on pakk, mida ma poleks mitte kunagi poe. Me ei ole seda jatsi mitte kunagi enne ostnud. Ja ma ei ostaks praegu ka, või nagu ma ei ostaks, kui ma vaatan Tim Tammi, siis miks on vaja mingi triljon erinevat mingit asju, kuna siin on teine küpsis juba pandud, et miks sa teed juba mingi ekstra 3. asja, et siis ma lähen juba ostaks selle pakki enne. Välja langeb. Nii et 4. koht. Jats läheb finaali ja nüüd on meil teine poolfinaal, mis on siis chewy karamell versus tumeda šokolaadi münt. Brenda, münt jõudis poolfinaali. Kujutad sa pilti? No selle ma võin vastata põhimõtteliselt niimoodi ära, et ma ei maitse. Ohoh! Aga ma pean maitsma. Maitsma jah. Kui ma ei eksi, siis chewy karamell oli esimene Tim Tami pakk, mis me Austraalias ossime. Suht kindlalt. Enne originaali. No nii, münt. Ei ole nagu midagi väga rääkida uut sellest. 3, 2, 1. Karamell. Karamell, ma olen nõus. Auväärt 3. koht. Uskumatu. Ma poleks mitte kunagi pannud münti 3. kohale. Ja minu väike hüpotees enne tänast episoodi oli, et kõik need deluxe maitsed jäävad sinna, langevad kohe välja. Et nagu see on alati see, et nagu hakkavad üle mõtlema, vaata. Üne genereeriva ongi sul kahvelatted ja mingid 6-kordsed šokolaadi, no kellel seda vaja on, nii hea küpsid lihtsalt. Nii et see jõudis nii lähedale, väga hea. Nii et mündi on väga hea. Kõmm. Ja nüüd saame teada, milline on Austraalias kõige parem Tim Tam. Meie arvates. Kõige parem Tim Tam. Tundub, et seda me oleme kuidagi eriti palju siin maitsnud. Väiksed jupid on alles. Väiksed jupid on alles. Nii, jats. Jätkuvalt sama hea kui eelmises voorus. On. Ma maitsen soolakaramelli. See ei ole soolakaramell muidugi. Karamell. Täitsa lõpp. Ma ei tea nüüd. Need on mõlemad nii head. Ma olin ülikindel. Algusest peale seda mängu, kui ma teadsime mängima, ma tean, et see on mu lemmik. Mina terve aeg arvasin, et ma olen kindel, et see ei võida. Et siin on 13 maitset. Enamusi me ei olnud proovinud enne. Muidugi ma teadsin mingi
maasikas ja kreem, see mulle ei maitse, aga siin oli ju väga palju huvitavaid asju. Aga see viimane paar, see on nagu nii tasavägine. Ma paneks need mõlemad esimesele kohale. Aga me peame valima võitja. Ma tean, aga kui ma saaksin, siis ma paneksin need mõlemad esimesele kohale. Ja kui ma kunagi poest Tim Tammi ostan, siis ma ostan neid 2 pakki. 3, 2, 1. Jats. Karamell. Okei. Mina jäin truuks, lihtsalt ma ei suutnud see... Ma mõtlesin, et ma jään truuks, aga ei. Ma tõesti ei saa. See maitse on uskumatult hea jatsil, aga mis mind võitis on see chewy karamelli küpsise tekstuur on nii hea. See on hea. See on nii hea ja ainuke viis lahendada see debatt on kutsuda meie kohtunik tagasi 3. korda otsustama, kes võidab finaali, mis on parim Tim Tammi küpsis Austraalias. Neid kumbagi sa ei ole veel saanud maitsta vist? Ei ole jah. Võtame siis kõigepealt selle soolane ja magus, jah? Jah, soolane ja magus jäts. On väga hea järelmaitse, aga siin on tunduvalt rohkem küpsist. Aga nüüd ma praegu üritan aru saada seda soolakust. See on järelmaitse. Tuleb. Ta kerib lõpus niimoodi. Nagu soolatükid algsus. Karamell, jah. Siin on rohkem šokolaadi. Karamelli ma veel ei tunne. Nüüd ma saan aru, miks te ei suuda otsustada. Dilemma on suur, eks ole. Mis mulle nagu selle puhul meeldis, on see, et seda karamelli ei ole palju. Et teda on natukene. Ta ei ole liiga magus. Jaa, aga see šokolaadi maitse, see oli nagu väga hea. Ja selle puhul mulle tegelikult väga meeldis see, et küpsist on rohkem. Ja näete, me teeme seda väga tõsiselt siin, eks ole. Me ei tee pulli lihtsalt sööme küpsise. Me ikkagi vaatame küpsise sisse, mis on kihid. Mina ei lähtu nüüd sellest, et kes on mu tütar ja kes on mu vähimees, vaid ma ütlen, et minu lemmik on kindlasti see magus ja soolakus. See oli väga-väga-väga hea. Ja selle valid sina ka, Brenda, jah? Igaks juhuks ütlesin nii juurde. Aga Jats, lükka pakk kokku, Brenda. Siis ma saan esitleda. Armsad sõbrad, kes olete jõudnud siia lõppu. Jats Tim Tammid on Austraalia parimad Tim Tammid. Võib öelda, et Austraalia parim küpsis. Aga me ei saa jätta mainimata auväärt teist kohta, mis on karamelliküpsis. Nii et mingi ostke karamelliküpsist, mingi ostke originaali. Ja jatsi. Ja see, ma ikkagi tahan öelda, et see karamell on läbi aegade, nagu me ütlesime, me ei ole kõiki maitsenud. See on siiani mu lemmik, kui ma saaks, ma paneks need mõlemad esimesele kohale. Aga kuna pidin valiku tegema, siis ma olen ise tegelikult ka mega üllatunud, et ma selle valisin. Ja, ausalt öeldes on süda üpris paha. Aga sööge Tim Tammi, saatke meile pilte, kui Eestis on Tim Tamme. Ja siis me saame jagada seda ka meie Instagrami, siis leiavad ka teised üles need Tim Tammid, kui need kuskil poes müügil on parasjagu. Jats on võidumees, soolakaramell on ka hea, originaal on klassika nagu alati. Teiega näeme juba järgmisel nädalal arvatavasti mõnes vlogis, aga andke teada, kuidas teile see formaat meeldis. Meil on mõned teised mõtted ka, mida proovida, mida maitsta siit Austraalia maalt. Nii et andke meile kommentaarides teada, kuidas teile meeldis. Ja kui teile tundub, et on mingisugused kindlad asjad, mida tahate, et me maitseksime Austraalias, kas siis kas või mingisuguseid, ma ei tea, Eesti hapukurke või sarnaseid hapukurke või mingisuguseid asju, siis kirjutage alla kommentaari. Proovime kõik ära, mis te tahate, et me prooviksime. Näeme juba järgmine kord. Tšau. Tšau. Issand, kui paha on olla. Väga paha on olla. Täiesti kohutav. Sina ei ole veel saanud. Täiesti kohutav. Väga kohutav idee. Šokolaadi asja idee. Võtsite juba väikse ampsu. No jah, aga neil oli nii palju.